Eile õhtul toimus siin Saue kooli aulas lastevanemate üldkoosolek, kus emad ja isad pidid saama ülevaate oma võsukeste ja kooli käekäigust. Lastevanemate suureks üllatuseks asus aga kooli direktor Andres Pajula läbi viima oma isiklikku valimiskampaaniat. Meil on üks suur murekoht on koolis see, et õpilaste rahulolu õppekeskkonnaga väga madal. Ja ta tõi siis välja mõningad murekohad, mis võivad olla need põhjused, et klassid on väikesed, ventilatsioon on kehv ja liikumisvõimalusi on vähe. Ja siis selle jätkuks ütles, et ja kui te soovite, et koolis tuleks remont, siis valige mind otsustajate hulka, ehk siis volikokku. Sellega Pajula ei piirdunud. Üldkoosoleku lõpus jagas ta korvidest lapsevanematele šokolaadimedaleid, sõnades, et kui te soovite toetada Saue kooli remonti, siis võite endale kaasa võtta ühe raha. Sellest hetkest on Kairel olemas ka helisalvestus. Võtta endale siit ühe raha. Rahakastid on siin ukse kõrval ja seal ukse kõrval. Nii et ilusatatud teile. Tõe huvides tuleb mainida, et Kaire Veinthal on praeguse Saue vallavolikogu liige ning kandideerib ise tänavustel valimistel teises valimisliidus. Veinthali sõnul ei ole ka tema eesmärk kuidagi poliitilist profiiti lõigata, vaid juhtida tähelepanu, et kahel toolil istumine on Saue vallas ikka ja jälle probleem. Lapsevanemad on hämmingus, et ka eile õhtul alguses võib-olla paljud isegi ei saanud aru, mis toimus, et jäädi pärast garderoobi juurde nagu vestlema üksteisele kummaliselt otsa vaatama, et mis see nüüd oli. Et aga täna, kui see sotsiaalmeedias läks rohkem avalikult laiali, siis see pahameel on ikka väga suur, et ikkagi koolijuhid ei peaks mõjuvõimuga sedasi kauplema. Poliitreklaam on täna Eestis väga häguselt reguleeritud. Küll aga on Haridus- ja Teadusministeerium koolidele seadnud valimiste ajal tegutsemiseks juhised, mis keelavad poliitilise reklaami koolikeskkonnas. Ma vabandasin täna hommiku lastevanemate ees, kes lastevanemate koosolekul olid, et ma liialt muretsen kooli õppekeskkonna pärast ja tahtmatult tegin valimisreklaami. Aga miks olid siis need medalid olemas? Ma tahtmatult valimisreklaami, ma vastasin teile, on ju. TV3 uudisteni jõudis täna info, et kooli direktor on nende samade šokolaadimedalite jaoks kasutanud ka kooli rahalisi vahendeid. Andres Pajul ise lükkab väite ümber. Meieni jõudis selline info veel täna päeval, et need šokolaadimedalid, mida eile siis lapsevanematele jagati, et need on ostetud kooli raha eest. Kas selline info vastab tõele? Ei vasta, absoluutselt mitte. Kõik tšekid on mul töö juures sahtlis ja kõik pärast valimisi esitatakse, kõik aruanded ja kõik ei ole kindlasti mitte. Ma seda absoluutselt ei lubaks endale. Ma ostsin, et tegelikult seal Orkla poest oli sooduskampaania, mina mingil ajal ja selles mõttes on tšekid kõik olemas, sest me peame kõik pärast valimisi oma kulud esitama, mitte ainult tšekid, vaid ka need trükikulud tegelikult, et selles mõttes see on puhas laim. Valimiskampaania reeglite järgimist täna Eestis keegi otseselt ei kontrolli. Erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni juht Liisa Oviir tõdeb, et nemad saavad kontrolli teostada alles siis, kui valimised on läbi ja erakonnad ning kandidaadid esitavad oma kulude kohta aruande. Seega toimetavad poliitikud põhimõtteliselt oma südametunnistuse piires. Aga muidugi ka on erinevaid selliseid valdkondlikke akte, et see sama konkreetne juhus, mis räägib koolist, siis Haridusministeerium on väga täpselt suunised välja andnud, mis on ütelnud, et koolis valimiskampaania tegemine on keelatud ja eelkõige vastutab siis selle eest koolijuht. Kui sealt ei saa abi, siis koolipidaja ehk kohalik omavalitsus, et nii ta on, et tegelikult selleks on olemas oma meetmed, aga suur osa jääb ikkagi sinna hea maitse ja eetika juurde. Andres Pajula kandideerib valimisliidus, mis kannab nime Koostöö meie vald. Selle konkreetse valimisliidu algatajaks ja eestvedajaks on aga praegune vallavanem Andres Laisk. Vallavanem ise mõistab Pajula tegevuse täielikult hukka. See on täiesti lubamatu ilmselgelt ja see ei puuduta kuidagi seda, et see on minuga seotud valimisliiduga, et see on igasuguse poliitilise agitatsiooni tegemine kooli pinnal on minu arvates täiesti väär. Ja loomulikult seda enam ei tohi seda teha koolidirektor. Minu 16-aastase praktika puhul ma ei suutnud küll meenutada ühtegi varasemat korda, kui meie või minuga seotud koolidirektor oleks teinud oma kooli pinnal poliitilist agitatsiooni.
et selles mõttes jah, on esimene kord. Andres Laisk suhtles Pajulaga ka ise täna hommikul telefoni teel. Vallavanema sõnul direktor mõistis oma viga ning reageeris üle ainult seetõttu, et tema mure kooli pärast on suur. Kas sellele järgnevad Pajula jaoks ka mingid tagajärjed, Laisk täna veel öelda ei oska. Kõigepealt ma pean aru saama, mis seal täpselt toimus. Natukene lähevad need jutud lahku, aga need pildid, kus sotsiaalmeedias on jagatud mingisuguseid medaleid, need kindlasti lähevad valimisagitatsiooni alla ja see on kindlasti lubamatu. Samas, eks me kõik eksime ja ma loodan, et koolidirektor saab oma eksimusest aru. Väga tore, et ta vabandas, see ei olnud vabandus tegelikult, sest see ei olnud tahtmatu tegu. Need samad šokolaadid olid tal juba valmis, need olid laual kenasti korvikestesse ära peidetud. Peale minu küsimusi läks veel umbes 20 minutit, ta sai rahulikult järele mõelda, et kas see, mida ta edasi teeb, on õige või ei ole. Ta otsustas seda ikkagi teha ja vaatame, mis edasi saab. Et mul oleks tõesti hea meel, kui kas koolijuht ise võtaks vastutuse või siis vallavalitsusest keegi, et jah, ma täna ei lähe veel nii kurjaks. Laisa valimisliitu kuuluvad veel mitmed Saue koolide juhid. Vallavanem tunnistab, et 2 toolil istumine võib olla ohukoht, mida ta on alati endale teadvustanud, kuid seni on kõik koolijuhid aru saanud, kust piirid jooksevad.